Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas! On teisipäev, kell on 8 minutit 1 läbi ning eetris on Krimiraadio. Saadet juhivad nagu ikka ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tänane saade, olgu öeldud, on selle aasta viimane. Kuna möödunud nädalal otsustas Harju maakohus saata riigireetmise eest pikaks ajaks trellide taha Aivo Petersoni nimelise tegelase ja tema kaaslased, on meie saate teemaks just nimelt kõik see, mis seotud mainitud kohtuasjaga ning riigireetmisega üldiselt. Teemat aitab lahata Petersonile ja teistele süüdistuse esitanud riigiprokurör Triinu Olev Aas ning stuudios on ka kaitsepolitsei pressiesindaja Marta Tuul. Tere tulemast Krimiraadiosse! Tervist! Kohus otsustas möödunud nädalal määrata riigireetur Aivo Petersonile karistuseks 14 aastat vanglat. Ta kaaslastele Dmitri Rootsile ja Andrei Andronovile määrati pisut kergem karistus. Kas te jäite rahule? Kas see 14 aastat on riigireeturile piisav karistus? Jah, et esmalt võib-olla on tähtis öelda seda, et kohus pidas kogu seda prokuratuuri poolt esitatud süüdistust tõendatuks. Leidis, et kõik, mis me seal väitsime, on tõendamist leidnud ja karistas tegelikult kõiki 3 väga range reaalse vangistusega. Ja arvestades seda, et tegemist on äärmiselt raske kuriteoga ja kohus pidas ka tegelikult mõistis ju karistuse sanktsiooni keskmisest karmima Aivo Petersonile, et siis selles osas prokuratuur võib olla rahul selle otsusega. Ma küsisin seepärast ka, et te ju küsisite lausa 17 aastat, et kohus määras mõnevõrra väiksema karistuse, et siiski teie jäite rahule, nagu võib öelda? Jah, et nagu ma ütlesin, kohus leidis, et kõik on tõendatud, küll aga me oleme kohtuga erineval seisukohal ühes juriidilises küsimuses, et kas see tegu, mida me seal ette heitsime tsiviilkaitseüksuse loomise näol, et kas seda juriidiliselt saab siis ette heita riigi reetmisena või mitte. Kohus leidis, et kuna selleks otseseid koostöö läbirääkimisi Venemaa Föderatsiooniga ei peetud, et siis seetõttu ei ole see käsitletav nii-öelda riigivastase kuriteona, aga selles osas meie oleme olnud siiamaani seisukohal, et just üks osa riigivastasest tegevusest see siiski on. No, nende üksikasjade üle räägime veel hiljem rohkem. Aga Peterson seletas, et kohtus korduvalt, et tegu on ikkagi prokuratuuri poolt kuidagi fabritseeritud looga ja poliitilise hundi jahiga ja seal kõlas veel igasuguseid põnevaid loosungeid. Kas võib tõlgendada, et tegelikult ka kohtupingis seistes jätkas mees sellist riigivastast tegevust? Eks see ole tavapärane, et süüdistatavad, kui nad ei nõustu selle süüdistusega, et siis nad tulevad välja oma versioonidega, oma kaitsealibiidega ja seda versiooni siis seal kohtus ka advokaatide vahendusel kaitsevad, et nii ka sel korral. Ütleme, et valitsust ja riiki on õigus kritiseerida, aga mida meie süüdistuses ette heitsime oli see, et tegemist oli ikkagi sellise eesmärgipärase kavatsetud tegevusega, mis oli suunatud siis Eesti Vabariigi vastu. Just nimelt, kohus luges tõendatuks, et Aivo Peterson ja ta kaaslased abistasid Vene Föderatsiooni Eesti vastases tegevuses või mõjutustegevuses. Kuidas see tegevus välja nägi, kui seda proovida kirjeldada? Mis asi on mõjutustegevus selles kontekstis, mis nemad tegid siis? Mõjutustegevus üks väljund oli Venemaa narratiivide siis võimestamine, levitamine, avalikkusesse toomine ja neid siis ka laiemalt edasi levitamine.
et tegelikult süüdistuses me heitsime ette, no mis ma ütlesin ka, et tegemist oli väga laiahaardelise tegevusega, et süüdistuses me heitsime ette ja tänaseks maakohus on meiega nõustunud, et Aivo Peterson tegutses, kui nii võib öelda, siis 3 liinil on ju. Üks osa sellest oli see, et ta pidas siis selle liikumise koos ja loodava partei koos nimelt või soovis saavutada koostöösuhteid Vene riigiga ja Riigiduuma tasemel, nii nagu ta ise seda ka omavahelistes vestlustes ütles ja see kohtumine Moskvas, mida siis Dmitri Rootsi vahendusel ja kaasabil korraldati, see oligi eesmärgiga siis rääkida seal läbi nii-öelda loodava parteiga seonduvad küsimused ja selleks isegi korraldati ja pandi kokku nii-öelda delegatsiooni, kes pidi sinna koha peale minema. Selleks väljastati Dmitri Rootsile volikiri, mis oligi siis just läbirääkimiste ja kohtumiste kokkuleppimiseks. Ja nagu ta ise ütleb ühel kohtumisel, et ega meil midagi seal Moskvas kaotada ei ole, et tegelikult me ei lähe sinna Eesti riiki maha müüma odavalt, ainult kallilt suure raha eest, on ju. Et see oli tema nagu eesmärk. Aga müüma lähevad? Selles nad nagu ei kahelnud? Mitte odavalt, aga vähe kallilt? Need olid tema sõnad otse tsiteerides. Et see osa, siis teine osa oligi nagu Marta juba välja tõi, need ka pressituurid, et ka seal puhul tegelikult ka kohus tõi kohtuotsuse kuulutamisel välja, et lepiti omavahel eelnevalt siis kokku, et tegemist on nii-öelda Venemaa suunas läbiviidava infosõja vastu läbiviidava siis sellise tuuriga on ju, ja tegelikult sel kohtumisel ka sai selgeks, et need sõnumid, mis sealt nii-öelda kõlama hakkavad, peavad olema Vene välispoliitikat toetavad. Ma saan aru, et jutt käib siis sellest kurikuulsast Donetski või Donbassi pressireisist. Jah, et ütleme, et süüdistuse ja tõendite pinnalt nagu koorus välja see, et tegemist oligi sellise Venemaa poolt siis võrgustikuga, kes korraldas selliseid pressituure, et sinna saadetakse vaid Venemaa siis suhtes sõbralikud ajakirjanikud, poliitikud, kes ennem siis veendutakse selles, rahastatakse seda üritust, organiseeritakse neile viisad, majutus ja hiljem siis tuleb saata kõik omapoolsed kajastused tagasi ja siis hakatakse neid siis nagu võimendama edasi meedias. Marta, tahtsid lisada? Jaa, et see on selline kohati hästi tüüpiline taktika, et Vladimir Putini pressikonverentsile ka ei saa, teie kindlasti ei saaks tema pressikonverentsile, et samuti tehakse ka teiste selliste Venemaa narratiivide levitamiseks, aga ka nii-öelda eesmärkide saavutamiseks tehtud avaliku ürituse juurde siis igasuguseid oma peaga mõtlevaid ajakirjanikke ei lasta, et nad ikkagi valitakse välja, kes sinna tulla võivad ja milliseid lugusid nad siis pärast seda võiksid hakata kajastama. Me ikka räägime, et nad aitasid Venemaal siin läbi viia teatud asju, aitasid Venemaad mõjutustegevuses. Kas Venemaa palus neilt abi ka? Kas see on kuidagi fikseeritud? Et siin on keegi Petersoni nimeline ja tema poole pöördus Venemaa nähes, et see mees võib aidata, kui nüüd väga nii mustvalgelt kirjeldada ühte sellist tegevust. Kas selline leidis aset? Et selles mõttes tõendid näitavad seda, et Venemaa valitsuse või Venemaa siis erinevate riigiasutuste nimel ülesandel tegutsevad isikud on siis erinevate isikute vahendusel võtnud Aivo Petersoniga ühendust ja selle raames siis on andnud korraldusi, näiteks ongi, et seal on välja toodud see, et üks asi on liikumine, hoopis teine asi on erakond, et punkt 1 tuleb erakond ära registreerida, on ju. Et kõik sellised korraldused ja juhendid, et jah, sellised tõendid on olemas ja täna on ka maakohus leidnud, et see on ka kõik tõendamist leidnud siis.
Nad ei tulnud ise selle peale, et tahaks raha teenida ja võiks siis Eesti riigi maha müüa ja siis läksid ise kuskil Venemaale ust kaapima, saan ma õigesti aru. Et ikkagi tuli see signaal sealt. Ja aga ütleme, et koosseisu mõttes nagu karistusõigusliku koosseisu mõttes ei ole seal vahet, et kas initsiatiiv tuleb siit või initsiatiiv tuleb teiselt poolt piiri, on ju. Tähtis on see, et olukorras, kus teadlikult ja nii-öelda organiseeritult tegutsetakse selle nimel, et abistada välisvaenlast sellises tegevuses, et siis sellele riik reageerib. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio, mis seekord on keskendunud riigireeturitele, jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning meie stuudiokülalisteks on täna riigiprokurör Triinu Olevaas ja kaitsepolitsei pressiesindaja Marta Tuul. Räägime pisut lähemalt riigireetmisest. Kui me räägime sensitiivset infot valdavast riigiametnikust või muidu mõjukast isikust, siis me ju saame aru, millest jutt käib, kui me räägime riigireetmisest. Nüüd Aivo Petersoni puhul jäävad õhku küsimused, mida tema reetis. Teda võib ju vaadelda kui lihtsalt kasulikku idiooti, aga me räägime temast ikkagi kui ka riigireeturist. Vot mida tema reetis? Jah, tegelikult minu hinnangul siin kaasuses joonistub see eriti selgelt välja, et Aivo Peterson, kui me räägime sellest pressituurist, siis tegelikult sel kohtumisel, mida ma ennist mainisin, seal lepiti ka kokku, et ta läheb siin okupeeritud aladele kui poliitik, kui meie Riigikogu valimistel kandideeriv poliitik. Nii, ka kui me vaatame neid esinemisi, mis pärast siis seda aladelt tagasi tulekut toimusid Vene meedias, seal Solovjov laivis või TVS Vestas, mis on siis Vene kaitseministeeriumi poolt nii-öelda hallatav selline saade. No ütleme otse propagandakanalid. Nii, jah. Et kui me vaatame neid, siis tegelikult igas saates tutvustatakse teda kui Aivo Petersoni Eesti Vabariigi Riigikogu valimistel kandideerivat poliitikut. Et kui me vaatame seda ajaperioodi, siis tegelikult see kõik oli siis, kui valimised olid, täpselt see märtsikuu on ju veebruar-märts, et ta ei käinud seal kui Aivo Peterson, kes elab kuskil Narvas või kus iganes on ju, et ta läks sinna kui kandideeriv poliitik ja kui nüüd rääkida sellest riigireetmisest, siis tegelikult ma mainisin ka seda Moskvas läbirääkimiste pidamist, et olukorras, kus erakond oleks selleks hetkeks registreeritud ja need koostöösuhted oleks tegelikult Riigiduuma tasemel varjatult loodud, siis tegelikult meil oleks ju Eestis poliitiline erakond, mis saaks millel oleks siis nii-öelda koostöösuhted Venemaal Riigiduuma tasemel ja need oleks varjatud ka valija eest. Siinkohal muidugi tahaks kohe küsida, et kas meil sellel ühel teisel parteil on need suhted katkenud Riigikogu või Riigiduuma tasemel parteiga või valitseva parteiga Venemaal. See leping on sahtlis, Raul, kas sa ei ole kuulnud? Alles see hetkel jääb. Räägime Petersonist edasi. Me oleme palju rääkinud, et juhiste saamisest ja juhiste järgi talitamisest. Öelge, kui vähegi võimalik kirjeldage, mismoodi see info vahetamine käis, tehniliselt. Kas siin olid mingisugused siis ütleme vahemehed, kes vahendasid infot või käis see niimoodi väga rahulikult otse meili teel või kuidas see käis, sest kui nüüd kõike seda, mis te olete rääkinud, selle peale mõelda, siis ikkagi tõsine ettevõtmine, süsteemne, organiseeritud ettevõtmine, aga kuidas need juhised siiski saabusid? Jah, et teised kaks siis süüdistatavat mängisid selles osas olulist rolli. Dmitri Rootsi oli siis see inimene, kes korraldas neid läbirääkimisi Riigiduuma tasemel, tal olid seal oma kontaktid ja tegelikult tema oli siis see, kes tuligi koha peale vahendama Aivo Petersonile siis neid juhiseid, mis on antud, nagu ma ennist mainisin näiteks, et öeldaksegi, et esimene ülesanne sulle partei tuleb ära registreerida, vot siis tuleb sul seda, on ju. Nüüd
tee seda. Ja teine on Andrei Andronov, kes siis organiseeris seda pressituuri, kes kuulus sellesse võrgustikku tegelikult ja nagu ta ise ka kirjeldab, et tema on Baltikumi ettevõtte esindaja, ehk siis kes siis nii-öelda Baltikumist neid inimesi otsis. Ta on ise ka pressituuril varasemalt käinud, et Aivo Petersoniga käimine ei olnud esmakordne. Ja tema oli siis see, kes tõi Aleksandr Druškevitši, kes siis vastutas Venemaal selle mõjutustegevuse raames nende pressituuride korraldamisega, tõi siia Eestisse ja Aivo Petersoniga kohtumisele, kus siis, nagu ma ennist mainisin, lepitigi kokku need nii-öelda üldjoontes need sõnumid, mis seal tuuril peaksid kõlama. Siin on mitmel korral, kui ma nüüd ei eksi seda Moskva kohtumist mainitud ja ma saan, et teil on üsna hea ülevaade, et mis seal toimus, küll räägiti seal Eesti riigi mahamüümisest kalli hinna eest, et mis seal veel räägiti, mis seal veel kokku lepiti? Või mis need sellised narratiivid olid, mis seal veel kõlasid? Ja seda kohtumist tõendite kohaselt ei toimunud, vaid nad olid seda korraldamas. Selleks antigi välja see volikiri, lepiti kokku delegatsioon, kes sinna koha peal läheks, mis on need sõnumid, aga selleks tuli ka see partei ennem ära registreerida ja tegelikult sellega siis aktiivselt ka seal 2022 aasta lõpus tegeleti. Nüüd need, kes on viimase, ütleme näiteks 4 aasta jooksul jälginud Aivo Petersoni tegemisi sotsiaalmeedias, on juba ammuilma aru saanud, et tegu on ilmselgelt provokaatoriga, kes igast asendist üritab siis provotseerida üles mingisugust verbaalset löömingut tema enda sotsiaalmeedia seina peal, aga veelgi enam siis ühiskonnas tekitada mingisuguseid mullistusi, kahinaid ja seletamisi. Mis hetkest sellest mehest või mis sündmusest alates sellest mehest sai siiski riigireetur või inimene, kes siis läks koostööle mingisuguste Vene ametiasutustega? On seal mingisugune teetähis, mingisugune juhtum, mis inimese nii-öelda Eesti vastu pööras? Jah, raske öelda, et mis ajahetk on ja et mida meie nagu nii-öelda oma menetluste raames vaatame, on ikkagi see, et mis hetkest inimene teadlikult hakkab tegutsema välisvaenlase kasuks, on ju. Et millal ta teadlikult eesmärgistatult hakkab nii-öelda midagi korda saatma, on ju. Et siis sellest hetkest me näeme, et see tegu on juba midagi sellist, kuhu peaks siis kriminaalmenetlusega sekkuma ja takistama, on ju. Üldiselt ikka, et põhiseadusest tulenevalt sõna on vaba ja tegelikult nagu igasugune kriitika valitsuse või riigiasutuste või jumal teab, selle suunas on lubatud ja seda kindlasti keegi nagu karistama ei hakka, et siin tulebki nagu vahet teha seda, et mida võib-olla selle kaasuse kohta on ka öeldud, et kuidagi viisil, et piirame sõnavabadust või midagi sellist, et siis seda kindlasti mitte, et siin on ikkagi selgelt välja joonistub muster, kus tegutsetakse siis välisvaenlase abistamise eesmärgil Eesti Vabariigi vastaselt. Miks ma seda kõike küsisin, oli see, et tema elu käigus on näha, et on olnud siin tolliametnik ja on olnud erinevate parteide ridades ja siis äkki on toimunud midagi, aga ma saan aru, et seda nii üheselt fikseeritud ei ole ja ei saagi võib-olla fikseerida, et kust nüüd mehe see solvumine või mingisugune haavumine kõige tõsisemalt aset leidis, et nüüd pööras ära. Võib-olla nii nagu tegelikult kohtuotsuses ka kohus välja tõi, et mis see nagu motiiv kuritegude toimepanemiseks oli, on ju, et kohus ütleski, et tema motiiviks Venemaaga koostöösuhete sisseseadmisel oli poliitilise kasu saamine juhuks, kui Venemaa agressioon peaks laienema Eestisse ja pressireisi puhul ühtlasi endale poliitilise reklaami tegemine, et nagu ma ütlesin, ta ei läinud sinna, kui lihtsalt asjast huvituv Eesti Vabariigi kodanik, vaid ta läks sinna kui Riigikogu valimistel kandideeriv poliitik. Kasust rääkides, siis kas ka mingit rahalist kasu saadi? Kui palju neid toetati, kui palju saadi Venemaalt seda tuge siis rahalist?
Nii nagu varasemalt, nii ka siis Aivo Petersoni reisi puhul see pressituuril käimine hüvitati ja maksti ka hüvesid, et kõik viisad, reis, majutus, kõik see oli siis ikkagi Vene riigi poolt hüvitatud. Aga otsest palka, arvele laekunud mingisuguseid rahasummasid, sellest rääkida ei saa või see on juba nagu liiga labane lugu, et need asjad nii käiksid? Selles mõttes tagasi tulles temaga raha kaasas oli ja mingid summad seal ka kriminaalmenetluse raames arestiti seal 2000 euro raames, mida siis kohus käsitles kui süüteoga saadud vara. Aga teeme siin jälle ühe väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio. Selle aasta viimane Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meil on külas Aivo Petersonile ja mõnelegi teisele riigireeturile süüdistuse esitanud riigiprokurör Triinu Olevaas ning kaitsepolitsei pressiesindaja Marta Tuul. Aivo Peterson ja Dmitri Rots, või siis vist oli Rootsi õigemini, plaanisid erakonna koos kõrvale luua niinimetatud tsiviilkaitseüksuse, millest siis ma saan aru, pidi saama miskisugune alternatiiv Eesti olemasolevatele kaitse- ja jõustruktuuridele. Kõlab ausalt öeldes üsna rõlgelt ja hirmutavalt, mis pagan üksus siis kokku aeti. Jah, nagu Aivo Peterson ise korduvalt väljendas, siis tsiviilkaitseüksuse ülesanne oli tegeleda julgeolekuga, korraldada kaitset ning täita armee rolli olukorras, kus tekib võimuvaakum, ehk siis tegutseda nii-öelda paralleelse struktuurina riigivõimule ja riigikaitsele. Sinna ta otsiski siis endiseid jõustruktuuride ka seotud inimesi, kes omasid ka siis relvaluba, selle jõustruktuuri tiiva või selle nii-öelda, nagu ta ise ütles, kolmas liin liikumise erakonna kõrvale, millega ta pidi välja tulema siis peale erakonna registreerimist, et selle eesmärk olekski olnud siis vedada, teha endale, nagu ta ütles, väike armee. Kui suur see oleks pidanud olema, kas see teadmine on teil ka, et mis see siht oli, mis nad seadsid omale? No eesmärk oli üle-eestiline, et igas kohalikus omavalitsuses oleks olemas siis punktid, et ta pöörduski sellega seoses ka Lembitu Kiti poole, kes siis oleks seda jõustruktuuride tiiba võinud tema hinnangul vedada. Lembitu Kitt on meil teada kui, ütleme, suhteliselt hämara taustaga võlgade väljanõudja. Olen ma õigel teel? Jah. Nüüd, kust see Aivo Peterson võttis üldse mingid volitused seda sorti asja luua või millega ta seda põhjendas? Mis mees tema nüüd on, et loob siin jõustruktuure, mis oleks siis alternatiiviks ametlikele asutustele? Tegelikult see ei olegi võib-olla tema enda selline geniaalne idee, vaid see on Venemaa selline taktika, mida ta on kasutanud ka varasemalt, olgu selleks siis Krimmi annekteerimine või siis ka Donetskis, Luhanskis, kuhu loodi siis sarnaseid üksuseid või grupeeringuid, kuidas öelda. Sellised meie oma rohelised mehikesed põhimõtteliselt. Võib ka nii öelda, eks neid selliseid valdkondi on seal veel, eks ole, kasutatakse inimõiguste eest võitlejaid või siis on seal ka näiteks nii-öelda usuvabaduse sildi all käiakse, eks ole, siis toetamas näiteks eesliini sõdureid või midagi sellist, et neid selliseid geniaalseid ideid Peterson ise välja ei mõelnud, et see on nii-öelda kopeeritud või üle võetud siis. Jah, ta on ise ka öelnud, et need pidiki sarnanema nende Donbassi heategevusorganisatsioonidega, aga nagu ka Marta välja tõi, et nagu me ajaloost näeme, et siis tegelikult need sellised tsiviilüksused on segunenud varasemalt ka erinevate Vene Föderatsiooni relvajõududega ja saadavadki sellise eksliku sõnumi, et justkui koha peal on olemas juba sellised üksused, mis toetavad, on ju.
Aga mis osas seda ettevõtmist puudutav süüdistus siis kohtus tõendamist ei leidnud? See tundub ju nii ilmselge ja kui üldse, siis just nimelt see on see, mis ju on riigile absoluutselt ohtlik. Jah, ma siin selles mõttes parandaksingi, et tõendamist leidis kõik see ja kohus nõustus sellega, et see on tõendamist leidnud, aga siin me takerdumegi sellisesse juriidilisse nüanssi, et kohtu hinnangul olukorras, kus kõik see korraldamine toimus Aivo Petersoni enda initsiatiivil ja mitte nii-öelda Venemaaga koostöös, või et sealt võib-olla mingi korraldusta või üldse ütleme koostöös on ju, et siis sellisel puhul me ei saa rääkida koosseisu mõttes riigi reetmisest ja välisvaenlase abistamisest, et tegemist oli tema initsiatiivil tegevusega ja ka nagu kohus välja tõi, et jah, seal on viiteid sellele, et tegelikult see grupp inimesi, kes seda tsiviilkaitseüksust lõi või loomas oli, et nad võtsid ühendus ka GRU-ga, aga kuna selle kohta tõendeid, et GRU oleks siis otseselt mingeid juhiseid andnud selle loomiseks ei olnud, et siis kohus leidis, et see ei ole jah, nagu juriidiliselt siis sinna riigi reetmise alla minev tegu. Tahes-tahtmata see teeb murelikuks, et meil justkui ikkagi on olemas mingisugused riigivastased inimesed, kes on vajadusel valmis seda relva haarama. Kas kapol on neil silm peal, Marta? No praeguse seisuga ei saaks küll öelda, et meil oleks põhjust karta nii-öelda rohelisi mehikesi Eesti pinnal, et Eestis on väga turvaline elada ja me väga hoolikalt hoiame silma peal, et selliseid üksuseid või grupeeringuid Eestisse ei tekiks ja tõepoolest saakski rahulikult öösel magada. Et seda kartma ei pea. Seda enam on üllatav, et siis nüüd kohtus advokaadid väljendasid kuidagi ühemõtteliselt ja selgelt, et kogu see protsess on poliitiliselt absoluutselt kallutatud ja prokuröri on siis meil ka poliitikute poolt värvatud ja kallutatud, et kuidas neile siis vastata, kui ühelt poolt on üsnagi selge, et süüdistusmaterjal, teiselt poolt siis selline arvamine, et teadagi poliitiline tellimus ja ei muud. Poliitiline tellimus kohetigi tõesti, eks ole, ainult et kumma riigi poolt, eks ole, et kui siin öelda naljaga pooleks öelda, et Venemaa ju tellis poliitilise ülesande ja töö ja sekkus nõnda Eesti sisepoliitikasse, aga ütleme, et jah, selle kriminaalasja pinnavalt saab ikkagi öelda seda, et nii prokuratuur ka on lähtunud süüdistuse esitamisel ja ka kohtumenetluses puhtalt ainult tõenditest, mis on selle kriminaalasja raames kogutud ja need kindlasti ei ole kuidagi poliitiliselt mõjutatud olnud. Ja kui lugeda seda tänast Harju Maakohtu otsust, mis on väga pikk ja põhjalik ja analüüsib just neid samu tõendeid, siis ka seal puhul saab selgelt öelda, et mingit poliitilist kallutamist ei ole siin olnud, vaid tõendid räägivadki seda, mida on leitud. Meil on siin jutuks olnud ka Aivo Petersoni käik Donbassi piirkonda, siis sellesse piirkonda, mida siis kontrollib hetkel Venemaa. Ja siis on ta sealt levitanud kõik võimalikke Venemaa jutupunkte, aga ta pole ainus ju, kes seal kandis on käinud, ma tean veel mõndagi ajakirjanikku või jutumärkides ajakirjanikku, kes on siis seal käinud ja üritab siis läbi oma kanalite rääkida sellest, kuidas asjad tegelikult on. Just nimelt lähtudes Venemaa sellest jutupunktist. Mismoodi te edasi nendega käitute? Kas teil on mingisugused vestlused või et kuulge, lõpetage ära, andke endale aru, miks te seal käisite, miks teid sinna lasti ja palun, ärge levitage või on see juba nagu liigne nii-öelda sõnavabaduse piiramine? Ja päris keelata ei saa inimesi hoolimata sellest, et tegu on ju väga ohtliku ettevõtmisega, et minna sõjakoldesse on oht elule ja tervisele, kahtlemata teine asi on oht värbamiseks. Kui inimene on siis agressori meelevallas, on teda Eesti riigil seal päris keeruline aidata, kui ta seal nii-öelda lõksu jääb, aga jah, eks vesteldakse ikka inimestega, kui tundub, et see tegevus hakkab ületama või jõudma teatud piirile, et kaitsepolitsei üks kõige olulisem ja mahukam ülesanne ongi ennetada, sest et
kuritegusid menetleda on oluliselt kulukam ja raskem, kui juba kahju on tehtud. Ja teinekord hullikesed, võib ju nii öelda, ei pruugi aru saada, millal nad astuvad üle selle joone, kus nende tegevus on juba vaadeldav kui kuritegu. Ja, või tehakse ka seda teadmatusest või aga et aususe eest ei ole kedagi vangi pandud, et kui midagi sellist juhtub, et ei saa aru, et sind püütakse värvata, siis tulge ja rääkige. No, meie jutust ikkagi on ju selgelt, tuleb välja täna see, et see erakond Koos, mis on kenasti registreeritud ja on ikkagi kokku pandud selliseks riigivastaseks tööriistaks, mis selle erakonnaga võiks edasi saada või on Eesti ikkagi nii õigusriik, et tuleb lihtsalt oodata sellist loomulikku hääbumist ja surma? Ütleme, selles konkreetses kriminaalasjas süüdistust esitatud ei ole juriidilisele isikule, ei liikumisele ega erakonnale ja täna me saamegi rääkida konkreetselt nendest tõendit, mis on siis selle kriminaalasja raames kogutud ja kuivõrd seda juriidilise isikule seda etteheidet tehtud ei ole, siis sellest saab ikkagi järeldada ka seda, et tegemist oli ühe inimese kes siis seda tol hetkel seda liikumist juhtis temapoolsete tegevustega. No aga ometigi temapoolne tegevus oli ka selle Koos nimelise partei vedamine ja ütleme, oma mingisuguse mõju tema paljastamine ja kinnipanek muidugi jätab. Võib ju nii öelda ka. Kahtlemata. Jah, ütleme, et riik selles mõttes reageeris õigel ajal ja selline tegevus, nagu ma ennist ütlesin ka, et kohtumist Moskvas ei jõutud teha, on ju, et nii-öelda õigel hetkel reageerimine tõi kaasa selle, et see suurem kahju suudeti ära hoida. Mis te arvate, kuivõrd see kohtupidamine nüüd konkreetse isiku üle võib anda tiivad nüüd just nimelt sellele parteile lähenevateks valimisteks, mis ju 1,5 aasta pärast ju saabuvad. Et kõik see selline märtri moment, mis paratamatult võib ju kaasa tulla, eriti kui tähele panna siis Aivo Petersoni esinemist siin kohtupingiski pärast karistuse väljakuulutamist. Jah, ega ette ei oska ennustada, aga sinna on veel, nagu te ütlesite, 1,5 aastat aega, et kohtuveskid jahvatavad edasi, nii nagu vähemalt üks kaitse minu teada on öelnud, et kindlasti me liigume edasi järgmisesse kohtuastmesse, et võib-olla 1,5 aasta pärast on meil olemas selles asjas ka jõustunud kohtuotsus. Krimiraadio. Aasta viimane Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on stuudios riigiprokurör Triinu Olev Aas ja kaitsepolitsei pressiesindaja Marta Tuul. Novembris võeti vahi alla selline tegelane nimega Oleg Besiedin, keda kahtlustatakse samamoodi riigivastases tegevuses ja ka tema paistis juba aastaid varem seda laadi tegevusega silma. Kas Eesti õiguskaitseorganid on viimasel ajal võtnud kuidagi jõulisemalt fookusesse ka need riigivastased, kes on kuidagi, ma ei tea, võib-olla varem karistusest pääsenud või kas need seni pigem oma kõlakodades nii-öelda mulisenud tegelased on viimasel ajal kuidagi eriti aktiviseerunud? No vastutusele saab võtta siis, kui on olemas kogutud tõendid, et on võimalik kedagi vastutusele võtta, et enne me ei saa midagi teha, et nii nagu Triinu enne ütles ja õiguskantsler on korduvalt viidanud, siis sõna on vaba ja on vaba kõigile. See on üks osa õigusriigist, mida Venemaa näeb meie puhul nõrkusena, me ise näeme seda suure ja tugeva vabadusena, ja hoiame seda vabadust. Nii et me peame kohati leppima, kui keegi on aastaid pahane ja vihane, kriitiline, ja siis enne me ei saa ju kedagi vastutusele siis võtta, kui ei ole tõendeid sellest, et on tõesti kuritegu toime pandud. No aga küsimuse teine pool, et kas on märgata, et nad on viimasel ajal aktiviseerunud, et on tulnud mingisugune signaal, oletatavalt,
ja on toimumas midagi, mida varem ei olnud. Varem võib-olla niisama natuke provotseerisid, midagi seal vaidlesid, seletasid, olid vastu kriitilised, aga nüüd on näha organiseerumust. Võite seda kinnitada või ümber lükata? No, mõjutustegevus on viimase 4 aastaga, nüüd Ukraina sõda on kestnud nüüd peaaegu 4 aastat, on tõepoolest olnud intensiivsem, vägivaldsem, sabotaažiaktid näitavad seda vägivaldsuse poolt, just seda füüsilisse ruumi liikumist, samas ei ole tegu mitte millegi uuega, et Venemaa doktriinis on infosõda kenasti sees olnud juba aastaid, üle 20 aasta on ta kindlasti seal sees olnud ja selle roll on samaväärne siis sõjalise konfliktiga, et mõjutustegevuse siis arusaam sellest, et Venemaa mõjutustegevus nii mahukas on lihtsalt meieni täna tänu sellele sõjale nii palju lähemale jõudnud. Kasutan võimalust ja küsin, et mis seisus Oleg Besedini asi on praegu, millal võiks see kunagi kohtuvalgust näha või on see nüüd liiga ennatlik küsimus juba? Ma arvan, et täna on võib-olla ennatlik rääkida, et kuivõrd nagu sai ka mainitud, et novembris alles võeti isik vahi alla, aga mida ma saan kinnitada on see, et aktiivne menetlus käib ja tõendite kogumine käib, et kindlasti mõne aja pärast on selles asjas oodata uudiseid. Teate, ma tahan tegelikult ühe asja veel üle täpsustada. Siin viimastel aegadel on riigireedjate puhul käinud läbi selline, kuidas siis öelda, väljend või tegelikult paragrahv, mis on rahvusvaheline sanktsiooni rikkumine. See on vist üsna selline, kuidas siis öelda, uus asi, mida nüüd on meil võimalik kasutada ja võib-olla seetõttu oleme me ka nendest riigireeturitest võib-olla rohkem kuulnud. Kas ma olen väga valel teel? Ei ole tegelikult. Pärast Krimmi on ridamisi tulnud sanktsioone, mis tegelikult piiravad sellist vaenuliku propaganda levitamist Eestis, et need sanktsioonid on ju tegelikult kuuluvad sellisesse peatükki, mis on rahuvastaste süütegude osas, eks ole, et nad ongi rahuvastaste kuritegude siis tõkestamiseks loodud selline juriidiline instrument. Et jah, et võib valgusest juba tuua, mis meil siin on olnud Sputnik, Jelena Tšerševa, siis ka Besedini puhul on, eks ole, sanktsiooni siis kahtlustus, et ta tõepoolest on üks meede, mis on nüüd juurde tulnud, millega on võimalik siis piirata sellist vaenulikku mõjutustegevust. Nüüd on üks grupp tegelasi, kui nii võib öelda veel, keda ma olen viimasel ajal just nimelt seal Facebooki jututubades märganud. Seni justkui mõistlikud ja arukad inimesed ühtäkki on ära pööranud, mina ei tea, mis põhjustel, mis pärast on Eesti riik neid solvanud või vihastanud, et nad on ikkagi täitsa ära pööranud. Ja sealt tuleb järjest seda juttu, mille eest siin Peterson otsapidi natuke ka karistada saab, ehk et nad levitavad sõna otseses mõttes seda Kremli narratiivi, et ütleme ühelt poolt siis täiega õõnestavad kõike seda, mis puudutab Eesti riigi, NATO, Euroopa Liidu usaldusväärsust ja teiselt poolt siis väga veendunult, väga jõuliselt siis rõhutavad, kui võimas ja suur on Venemaa ja kui vägev tegelane on Putin ja nii edasi. Mida sellistega peale hakata, aga andke mulle andeks, et mulle nagu kuskilt maalt alati tundub, et ma peaksin midagi tegema, liiati, kui ma näen seal all veel asjale hoogu andmas mingisuguseid tehistegelasi, keda siis mingisugused infoüksused on siis loonud sinna vaidlema, niisugused niinimetada eestlased, kes seal kogu sellele konfliktile veidi veel hoogu lisavad. Mida sellistes olukordades teha? Sellised olukorrad on sellise infotehnoloogilises ühiskonnas on tõesti hästi
võimsamaks saanud, et kohati sellised sotsiaalmeedia manipulatsioonid ja väljaütlemised, neid on rohkem ja neid hakkab ka tulema järjest rohkem, sest et tehnoloogia ja see, et sul on võimalik nii-öelda ilma piirideta, ilma vanuse piirideta, ilma kultuuri ja keele piirideta inimestega suhelda, see on väga selline võimas tööriist, ehk et see lavaplats on kohe suurem. Mida nüüd peale hakata? Kui sa ikkagi näed seda, et keegi on toime panemas kuritegu või see tundub kahtlane, siis meil on telefoninumber, mis töötab, meiliaadressidele saab ka kirjutada kapa.kapa.ee ja see info kenasti meie poole teele panna ja selle eest oleme küll väga tänulikud. Mis siin öelda, ma arvan, et võib-olla igasuguse sellise riigivastase pläma peale polegi alati võib-olla tarvis reageerida, aga Marta tahtis veel täpsustada. Ja et kui nüüd siin sotsiaalmeedia puhul veel mida välja tuua, et üks asi on siis nii-öelda jutuajamine või siis sellise pahameele väljendamine, teine asi on sotsiaalmeedias sõna otseses mõttes värbamisettepanekute tegemine, mida on viimasel ajal tõesti aina rohkem ja rohkem. Tõenäoliselt Kuku raadio kuulajate hulgas ei ole selliseid inimesi, kes selliseid värbamisettepanekuid tõsiselt võtavad, aga mida ma tahtsin välja tuua on see, et kui Telegramis või ükskõik millises teises sotsiaalmeediagrupis tehakse selline justkui nagu lihtne tööpakkumine, panna midagi põlema ja viimasel ajal on meil olnud korduvalt näiteid, kuidas noored võib-olla pisut nii-öelda konfliktse minevikuga inimesed on siis need ettepanekud vastu võtnud, siis tegelikult Vene poole jaoks on nad ühekordsed, neid nimetataksegi ühekordseteks, mitte keegi neist pärast ei hooli, see tasu, mida neile lubatakse, kedagi huvita, kas nad üldse selle kätte saavad või mitte, küll aga meie saame nad kätte ja siis on nad võib-olla Triinu laual menetluses ja hiljem kohtupingis, kandes siis hiljem päris rasket karistust, pluss veel siis menetluskulud otsa, mis ületavad tavaliselt selle lubatud lihtsa raha, et ei soovita selliseks ühekordseks minna, et seda saan ma küll eraldi välja tuua. Kaitsepolitsei pressiesindaja Marta Tuul ja riigiprokurör Triinu Olevaas, 1000 tänu, et leidsite kiirel ajal aega tulla Krimmi raadiosse. Kena jõuluaega teile ja jõudu edaspidiseks. Sellega on selle aasta viimane Krimmi raadio lõppenud. Täname kõiki külalisi, kes on aidanud meil teha seda saadet ning täname loomulikult kõiki kuulajaid, et te olete hoidnud meie saadet kuulatavuse edetabelites kõrgetel kohtadel. Ka viimast Krimmi raadiot juhtisid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine saade on eetris järgmisel aastal. Kuulmiseni. Krimmi raadio. Krimmi raadio.